sünnitamine ja laste saamine jääbki niisugune kõrgema keskklassi ja kõrgklassi privileegiks ja ülejäänud lapsed sünnivad siis meil laboritingimustes. Ja see tehnoloogia täna, eks ole, selles piirkonnas on juba katsetamisjärgus. Ma arvan, et ta reaalselt on töös kuskil 10, 20, 30 aasta pärast, 20 aasta pärast pigem. Looduslik valik, kus meil on täna, eks ole, vähem kui üks laps sünnib ühe naise kohta Lõuna-Korea, Macau, Hiina vist jõudis eelmisel aastal samasse situatsiooni. Ja nendes riikides on ka tehnoloogia hoopis, ütleme, selles suunas on väga intensiivselt tööd tegema hakatud, et mida ma olen ka kirjutanud korduvalt nüüd, on see, et ma arvan, et ega sünnitamine ja laste saamine jääbki niisugune kõrgema keskklassi ja kõrgklassi privileegiks ja ülejäänud lapsed sünnivad siis meil laboritingimustes. Ja see tehnoloogia täna, eks ole, selles piirkonnas on juba katsetamisjärgus. Ma arvan, et ta reaalselt on töös kuskil 10, 20, 30 aasta pärast, 20 aasta pärast pigem, eks ole. Mis see praktiliselt tähendab, et kus see laps siis, kus see ema üsa on tal siis? Tal on laboris. Laboris, nagu roboti kõhus? Roboti kõhus, eks ole. Et ma arvan, et see on tegelikult meie lähema, mina suure tõenäosusega näen selle veel ära. Et see on siis lähima, me räägime paarikümne aasta küsimus, eks ole, et kus tõesti, eks ole... Mitte Eestis? Ma arvan, et ka Eestis. Eestis hakkavad lapsed süntima. Kui sa vaatad, eks ole, sündivuse langust praegu, mina ei näe ühtegi tegurit, mis seda tõusma paneks. Veel kord, lapsed hakkavad ka Eestis sündima roboti kõhus 20 aasta jooksul. Just. Ja väga privilegeeritud perekonnad siis jätkavad loomulikul teel, eks ole, elu. Ja ka need, eks ole, kes siis, meil on ka need inimesed, kes on loodusega väga ka sellest ühiskonnast välja ennast lõiganud, isegi praegu on meil siin sadu, eks ole, inimesi, kes on tegelikult meis ühiskonnast välja ja kes elavadki loodusega harmoonias. Ka nendel, eks ole, hakkab teistmoodi, et meil hakkab niisugune kaks erinevat maailma olema. 3 tegelikult. Miks siis inimesed pöörduvad roboti poole, et robot neile lapsed sünnitaks? Ma arvan, et nemad ei pöördu, riik pöördub. Kas selle lapsel siis ema isa on? Seda me peame nüüd mõtlema. Et ma arvan, et seal on nii ja naa. Ema ja isa on, et kuskilt need sugurakud ju tulevad. Ei pruugi enam olla, eks ole... Mõtlen kodu mõttes. Ma ei ole veendunud selles. See on nüüd ikka täitsa me räägime juba sellisest dystoopiast või ulmefilmist. Ei, ta ei ole just... Ma arvan, et kui reaalselt, eks ole, kui sa vaatad Lõuna-Korea, kui täna, eks ole, sünnib vähem kui üks laps, mis neist 50 aasta pärast järgi on? Mis neist 100 aasta pärast järgi on? Seal on see küsimus. Ühesõnaga, ma saan aru, et 20 aasta jooksul maailmas, võib-olla sealhulgas ka Eestis, ikkagi otseses mõttes hakatakse lapsi tootma. Ma arvan küll, jah. See on tänaste protsesside loomulik tagajärg, et see on jälle regulatsioon, et kui meil on probleem, siis probleemile leitakse lahendus, omamoodi looduslik valik. Aga siis tekib ju väga palju küsimusi, eetilisi, psühholoogilisi, mida kõike, selles mõttes, et kui praegu, eks ole, Loomulikult, aga see ongi, meil tekib kogu aeg neid küsimusi, eks ole. Aga need on ikka nagu väga suured ja väga eksistentsiaalsed küsimused. Aga ma mõtlen, Huxley kirjutas sellest juba, ma arvan, et varsti peaaegu 100 aastat tagasi. Et hea uus ilm tuleb viia... Hea uus ilm, eks ole, minu arvates me oleme väga lähedal sellele täna. Aga veel kord, kui me juba see on lihtsalt nii põnev, et räägime korraks sellest mõttest edasi, et kindlasti on selle kohta ilmunud ju ka artikleid ja kindlasti on sul endal selle kohta mingi tunnetus või mõte, et tõesti oletame, kui riik tellib lapsi. Ta ütleb näiteks, et meil on vaja iga aasta saada, ma ei tea, 3000 last. Just. Ma ütlesin praegu veel isegi tagasihoidliku numbri. Tegelikult oleks meil vaja 10 000. 5000 umbes, eks ole. Võib-olla 3000, 5000 sünnib ju loomulikult teil ka kõrvale ära, seda unust. No just, aga selleks, et päriselt rahvast tagasi toota, me praegu vaja 10 000 sündi juurde, aga hea küll. Jääme selle, ütleb, on vaja 3000 last, nii. Siis kuskilt, eks ole, leitakse need rakud, neid ikka leitakse, inimesed on ju olemas,
siis see robot, no seal ikkagi 9 kuud peab olema see laps seal roboti kõhus. Täna on olemas masinad, mis on suhteliselt ülivaras, enneaegsete lapsi elus hoidma. Need on olemas juba. Tehnoloogia on juba olemas. Ja ta kasutatakse juba mitmeid aastaid ülivara sündinud laste juures. Mis on ülivara? Kuskil 20 pluss mõned nädalad peale 20. Me räägime siis 5 kuud. Kuskil seal, jah. Ja aga mille poolest see laps, kes on sündinud ikkagi masina sees, erineb siis lapsest, kes on sündinud ema sees? See ongi nüüd see trikiteema. Et kuidas see AI tegelikult siis seda sama, mida ema täna, eks ole, pakub lapsele seal ema üsas, ma arvan, et AI on suuteline neid samu emotsioone ja samu, eks ole, tegelikult stiimuleid simuleerima. Eks see la laulab lapsele, teeb pai lapsele, see kõik on... See on ju tehtav täiesti. See kõik on võimalik. Täiesti tehtav. Nii, hea küll, isegi kui sellega niimoodi lõpuni nõus on raske olla kohe niimoodi, kuna see on nii ootamatu, mis sa räägid, aga hea küll, ütleme, ma ostan selle mõtte niimoodi ära. Aga ärma sinna kinni jää, eks ole, selles mõttes, et see on vaid üks osa, eks ole, regulatsioonis, sellepärast, et meil on probleem. Probleemile peab olema lahendus. Missugune on muu lahendus? Oskad sa nagu pakkuda mingit teist lahendust? Ausatades, kui sa läksid juba nii kaugele selle hüppega, siis ma ei olegi nüüd osanud tegelikult enne üldse mõelda sinna ulmefilmide tasandile välja, et anname nüüd hinga veel sisse välja, sest et ma olen mõelnud ikka nende kuidagi loomulikemate lahenduste peale ja need samad, mis siin ka kõlanud on, eks ole, et äkki võtame ühiskonnas hirmu maha ja anname kindlust noortele peredele, meil on praegu, me ei ole suutelised partnersuhteid looma, me oleme mehed on Marsid, eks ole, ma ei tea, või naised Veenuselt, eks ole, me oleme ehitame järjest kiht-kihilt seda seina sinna 2 soo vahele. Kuidas me seda teeme? Aga loe lehte. Sattusin ühele feministlikule kõlakojale, eks ole, et seal oli ilus sissekanne, eks ole, et kui te veel jagate neid, eks ole, meeste seisukohti, siis ma lahkun sellest kõlakojast ära. Et meil on tekkinud, eks ole, ilmselt on meestel mingisugune see manosfäär, eks ole, ja siis meil on see femisfäär. Ja need lähevad praegu järjest teineteisest väga suures kiire sammuga lahku. Aita mind seal natukene järje peale, et mis seal sfäärides siis toimub? Meeste maailm ja naiste maailm. Need lähevad, eks ole, minu arust me ei tegele, eks ole, koos elamisega, vaid me tegeleme, eks ole, selle vastase tegevusega praegu seal väga suures osas. Aga see on päris huvitav, et meil ei ole nagu see peresfäär... Räägime toksilisest maskuliinsusest ja toksilisest feminiinsusest ja peresfääri seal keskel meil väga ju ei propageerita. Meil on eneseteostus, eks ole, indiviid on number 1, meie hakkab ära kaduma, vaid on mina. Minu õigused, meid ei ole. Või mitte ei ole, vaid teda on järjest vähem. Ja ta jääb, eks ole, ma ütlen, et ta jääb teatud sotsiaalsele grupile jääb teatud privileegid. See on see, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja ma saan aru, et see on see, mis võimendub. Võimendub, jah. Praegusel hetkel ta praegu läheb, et ma arvan, et sellele tekib vastukaal kindlasti, et kui kõik asjad, mis lähevad äärmusesse, nendele tekib vastureaktsioon ja 10 aasta pärast me oleme jälle tegelema hoopis teiste asjadega. No Ameerikas me näeme vastureaktsiooni, eks ju? Ma arvan, et selgelt näeme. Ja. Ma arvan, et Euroopas näeme juba ka, eks ole, vastureaktsiooni viimased kuskil 3-4 aastat on see täiesti selgelt olemas juba. Mida rohkem me ühte suundaks ja ühte äärmusesse asju, eks ole, pressime, seda suurem tuleb vastujõud sinna ja jälle jõuab kuhugile tasakaalupunkti ehk välja. Aga ma arvan, et me ei suuda sinna välja jõuda, eks ole, et nüüd see vana peremudel tagasi tuleks. Seda ma ei usu. Miks? Eneseteostus. Et
see jääb eneseteostuse selline, kuidas öelda, ülimuslikkus. See vist paistab, eks ole, et see, täna ma ei näe sellele nagu väga suurt vastukaalu ja kui meil on lihtsam, eks ole, mitte pere luua, mitte, eks ole, lapsi sünnitada, siis teostada iseennast, tegeleda, eks ole, selle naudingute maksimeerimisega. AI aitab sellele kaasa, ta teeb igavad asjad ära. Et mis meist saab, et kui sa juba sinna rõhud? Ei, no see on väga huvitav, see veel kord, see Pandora laegad, mille sa avasid, see on väga eksistentsiaalne ja väga huvitav vaatepunkt.